Kuueskäik podcasti toob teieni Ott Tänaku ametlik sponsor Betsafe. No nii, tere taas kõigile rallisõpradele. Tšiili rallil oleme oma teise saatega eetris. Reedene päev on siis peaaegu läbi. Et kõik aus oleks, siis mainime ära, et kell praegu on 0.56 Eesti aja järgi. Tšiilil siis on need esimesed 5 katset ära sõidetud, üks viimane publiku katse on veel jäänud. Aga meie siin teeme siis selle saate enne ära lootuses, et midagi seal publiku katsel olulist ei juhtu, sest muidu läheks asi lihtsalt liiga hilja peale. Saates endiselt Raul Oesser ja Karl Kruda. Tere, Karl! Tervitused ka minu poolt ja Raulile siin toetudes, ega stardipositsioon homseks on ju meil kindel. Jah, seda küll. Et muidugi kui keegi ennast nii ära lõhub, et ta üldse startida ei saa, siis mingisugune auto võetakse sealt vahelt ära, aga loodame, et midagi sellist ei juhtu, et see publiku katse tavaliselt on selline asi, mis möödub eriliste intsidentideta, aga tõesti põhilised pikad katsed on Tšiili rallil siis reedesel päeval ära sõidetud. Rallil, mis siis esimest korda üldse MM ajaloos kavas on. Ja nüüd ongi siis paras aeg võtta see avapäev natuke kokku. No Karl, Tšiili oli esimest korda MM kalendris kavas, mida see esimene päev nii-öelda seni siis sulle näitas. Üllatas see siin millegagi? Oli see selline, nagu sa täpselt arvasid? Ma ei oska öelda, kas ma täpselt ootasin, ma arvasin seda, sest mu lootused ja ootused natuke purunesid ka pärast esimesi katseid, kui ma nägin just enda ühte suurt lemmikut Sebastian Loebi natukene aeglaselt sõitmas, et see tekitas must natukene kurva emotsiooni ja lisaks mulle tundus, et ma olen nagu inimestele valeinformatsiooni nii-öelda edastanud, et ikkagi 9-kordne maailmameister ja nii edasi. Et ma ootasin temalt enamat, aga mida rohkem ma edasi selle peale ikkagi mõtlesin või analüüsisin, et tegelikult tuli ka ette see, et tegelikult mehel on esimene kruusaralli Hyundai autoga. Et ta on sõitnud meil asfalti peal ja lume peal, aga kruusa ta ei ole veel nagu ründanud eesti keeles siis öeldes, inglise keeles ma oleks mõelnud täkeldanud, aga see, et ta pärast paari katset sai endal nagu selle rütmi jälle tagasi ja hakkas nagu teisest päeva poolest sõitmas, oli minu jaoks jällegi hea üllatus, et ta tegelikult oli ka teistest meestest ikkagi nagu kiirem. Et see ehmatas mind täna hommikul, kui ma hakkasin seda rallit jälgima lõunal. Küll aga see ülejäänud positsioon, Otid ja Ogeerid, Newvillid, kõik, kes me sellest kompotist kokku võtame, et ma oleksin arvanud, et see on isegi natuke teistpidi, et hetkel see on isegi põnev, mis meil on kätte mängitud pärast hommikutunde. Õhtuses pooles on jällegi, ma ei tea, me korra siin enne saadet rääkisime ka, Raul. Sina ütlesid ka kuidagi selle kohta hästi, et see oli, õhtul oli see meie jaoks. No, ma nüüd ei mäletagi, mis ma enne ütlesin. See oli Oti nagu siuke päev või rünnak või... Oti õhtu oli see põhimõtteliselt või Oti pärastlõuna on ju, jah. Nagu filmi premiere. Jah, et selle asemel, et Peetrist sinna Kino Kosmose juurde sõitis ta siis seal Tšiilis edasi-tagasi, aga tõesti, kui nende teede juurde tulla veel, siis tundus, et sõitjad ikkagi natukene üllatas või emmatas see, et need teed olid ikka väga libedad ja sellist, kõik rääkisid ju pärast esimesi katseid, et võtsid peast kinni, et pidamist ei ole absoluutselt, rattad käivad all ringi, selline ära lihvitud tee täiesti, et ei olnud nagu selline tavaline kruusaralli, mõnes mõttes. Ei olnud. See oli tõesti, jutt oli muidugi kõikidele ka päris sarnane. Kõik rääkisid ühte sama teksti, et libe on päiksevalgus tuleb imelikult auto akendesse ja nagu vahepeal ei näe kurve ja tegelikult sellest oli ka aru saada, et kui sa neid puid seal vaatasid, kui keegi jälgis ka WRC laivi, siis 2 asja, mida mina märkasin, oli see, et Tšiili inimesed on väga suurepärast tööd teinud selle uue metsa istutamisega. Kõik läks väga ilusti sirgjooneliselt. Ja teistpidi, et mõned metsaosad olid nii vanad, puud olid juba nii pikaks kasvanud, et sealt tõesti puude vahelt tuli see valgus läbi autodesse ja kui metsa vahel need autod sõitsid, siis esituled ikkagi põlesid ja vahepeal oli esitulede nii-öelda nagu kuma näha, mis näitas ära sellega, et see valgus vahetus ikkagi päris drastiliselt, mis võis tõesti ebamugav olla ja seda tegelikult kõik sõitjad ka tõid välja ka, et see oli üks väga ebamugav asi ja mis tegelikult tahab veel märkimisväärselt tähelepanu oli see, et
kõike, kui nad neid katseid kirjutasid, oli full udu. Mitte midagi ei näinud, siis sul oli üks kurv ette näha. Mina olen seda rekevideot näinud, seal ei olnud tõesti mitte midagi näha ja see oli ka üks asi, mille peale sõitjad täitsa toetused, et nad nüüd pidid sõitma täie kiirusega mingit katset, mida nad põhimõtteliselt ei ole näinud. Et see oli tõesti, mitmed sõitjad rääkisid seda ka, et see legend, mis ma koossin, ei ole üldse hea ja ei saanud selle hästi toetuda ja väga palju tehti parandusi, eks ju, pärast esimest läbimist. Me nägime ju seda ka, kuidas Martin Järveoja ise ütles, et Ott istutas kaardilugeja siis rooli ja hakkas ise seal juba ülesõidul viimaselt katselt sinna hooldusparki minnes, võttis, ma ei tea, laptopi ilmselt lahti siis, kus need videod neil millega neid videosid vaatasid ja hakkas juba seal kirjutama neid legendide parandusi ja üle vaatame siis seda kõike, et see töö oli ikka päris meeletu just seetõttu eelkõige ma eeldan, et see legendi kirjutamine või legendi koostamine oli nii väikese nähtavusega tingimustes. Ja mahukas. Pidid kõik kirja panema, kõik katsed nullist peale ja see, et tõesti, et kaardilugeja visatakse rooli, sõitja võtab legendi enda kätte, ütleb, et anna mulle nüüd see harilik ja kustukumm ja hakkab minema, siis see näitab ka tegelikult, kui mahukas see päev on tegelikult sellele sõitjale ja kaardilugejale. Et see üks vend, kes peab kõik aeg rääkima, lõpuks pistetakse rooli ja see vend, kes kõik aeg peab kuulama, peab nüüd mõtlema katse peale järgi ka veel, kus tal oli mingid muudatused, kus ta midagi muudaks, et see konstantne töö ikkagi selle võidu nimel on ikka meeletu, et nagu tõesti sükest asja vastu pidada, sükest pikka nädalat vastu pidada. See ei ole ikka väga lihtne töö nüüd. Just, aga läheme siis kronoloogiliselt selle päeva alguse juurde ja hakkame sealt siis tasapisi tulema. Ott Tänak esimesel katsel juba tegelikult, aeg oli küll täiesti selline enam-vähem okei, katseta küll ei võitnud, aga sai seal 5. aja, 2,9 sekundit siis Chris Meagile ja Jari-Mati Latvalale kahele Toyota mehele, kes selle esimese katse võitsid, aga katse lõpus Tänak ju ütles seal intervjuus, et kui me nüüd auto korda saaksime, siis see ralli võiks meile väga hästi sobida ja ütleme siis nii, et ei olnud absoluutselt talle autoga rahul ja seda otseblogi tehes oli ka näha, kuidas need kümned kommentaarid tulid sisse, et mida kuradit nüüd, et Toyota jälle kuskil saast laguneb ja mida kõike veel, aga see ehmatus läks nagu järgmise katsega üle, et Tänak seal El Pumal näitas taas kiirust, pärast ütles, et ülesõidul ravisime vead ära, tegime paar parandust, seal tasakaal oli nagu halb olnud väidetavalt ja pärast seda on ikkagi, nagu me enne ütlesime ka, täielik Oti päev olnud, et 5 katse järel juhib siis Ott Tänak 23,1 sekundiga Sebastian Ogiers ja need pärastlõunased katsed, see El Puma teine läbimine eriti ja veel siis natuke lühema katse ees Pigado võit ka veel, ikka täiesti teisest klassist mees. Ikka täiesti teisest klassist mees ja hetkel siis 5 katsest on mehel 3 võitu, 3 katsevõitu siis ja ta juhibki seda rallit juba 23 sekundiga ja viimastel katsetel ma vaatasin, et ta sõitis 0,3 sekundit kilomeetrile kiiremini kui keegi teine. See on ikka märkimisväärne vahe ja kui me mõtleme ralli alguse peale, siis Thierry Neuville ütles, et see on Oti ralli. Kas ta alguses mõtles seda nii-öelda nagu psühholoogilises, et lihtsalt, et nagu ta tundis ennast tugevalt, et see esimese stardipositsioon tegelikult oli temale täna väga hea, et see puhastamise roll nii suur ei olnud versus see, et kus sõitjad räägivad, et homme tuleb rohkem lahtist kildu ja kruusateedel, mida nad peavad siis puhastama ja Esa-Pekka Lappi on see, kes seda peab siis tegema kahjuks, kellel kõige paremini tänane päev ka jälle välja ei tulnud. Aga sellegi poolest oli nagu huvitav päev vaadatas ja see, kuidas Ott ikkagi nii-öelda mingist kohast välja ronis. Sellest, mis ta siis meile tekitas seda hirmu ja meie fännidele, meile kui tema fännidele, meil oli kohe mure ja kohe hakkame autot süüdistama ja kõik asjad, et tegelikult asi ei olnud üldse nii dramaatiline. Aga selle stardijärjekorra puhul mina nagu ei saanudki lõpuni aru, et mis see täna siis nagu hea või halb oli, et kas ees startida ja kas tagant startida, et me nägime need eespool mehed sõitsid ju tegelikult kiiremaid aegu Tänak, Ogier, Neuville, aga me teame, et nad ongi kiired mehed, eks ju. Samas vahepeal tundus, et mida tahapoole läks, seda aeglasemaks need ajad läksid, aga samale Latvala mingil katsel jällegi seal täiesti tagant tegi väga kiire aja
Latvalal tegelikult üldse see vormikõver nii-öelda läks ikkagi väga tõusuteel. Viimasel katsel suretas küll auto välja, aga võib-olla ilma selleta oleks võinud isegi päeva teisel kohal lõpetada. Jaa. Esmalt öeldes, mul on Latvala üle väga hea meel. Tõesti, ma olen nagu seda oodanud ka. Mees on tegelikult väga kaua sõitnud. Ta on kunagi, ta oli tõesti, et kui rallil oli jälle minek, siis sa teadsid, et Jari-Mati on favoriit ja nii-öelda see, temalt see tugevus ja kõik asjad, siis see mingi hetke pealt langes nagu ära. Täna jälle nüüd sellel uuel Tšiili rallil mees on suutnud kuidagi ennast kokku võtta ja ta pärast Argentiinat oli juba näha või viimaste päevade lõpus, et tal on nagu mingi aim, kuidas seda ka teha ja nüüd ta seda meile presenteerib. Viimasel katsel jällegi nagu nii puhas soomlase emotsioon, kui sul see vähegi olla saab. Seda on nii tore vaadata. Mul hakkas juba natukene Markus Grönholm meelde tulema, kes on meie nii-öelda nagu rallimaailma naljade kuningas. Ja tõesti see emotsioon, mis oli Jari-Matil selle katse lõpus, see oli nii äge vaadata. Ta suretas auto tagasi pöördes välja ja ta lihtsalt, see, kuidas ta seda väljendas, see oli lihtsalt puhas kuld. No, kes seda ei näinud, siis pärast juba, kui need finišijoone olid ületanud, mikrofonid olid veel kinni, auto sõitis veel sinna kohta, kus nad seisma jäävad ja Latvala seal tagus umbes pead vastu rooli, võttis juba peast kinni, sõimas seal ennast ja siis lõpuks, kui talle mikrofon ka nina alla pisteti, siis rääkis seal 10-15 sekundit, kui rumal ja loll ta ikka on ja kuidas ta saab süke toitu olla, et ta seal välja suretas ja kuidas see katsevõit läks sinna. No tõesti, sellist emotsiooni on nagu tore näha lihtsalt, et mingid rallisõitjad on sellised, kes ei varja seda iga hinna eest. See oli tõesti puhas emotsioon, aga see tuli ka seest. Ta sai aru, et ta oli nagu väga heas tempos, et tal tuli väga hästi välja. Ja teine tegelikult vend oli see Bastian Loeb, kes tuli katse lõppu ja ütles Helenale, kurat, see tuli päris hästi. See tuli ikka väga hästi. Päris hea, mõnus. Nüüd on jälle hea tunne, et siuke nagu positiivne emotsioon tuli sealt tagasi nendel meestel ja nendel nii-öelda ajaloolistel meestel, et kui Argentiinas oli siis Jari-Mati 200 etapp ja siis ta rääkis, kuidas ta sõitis koos vanade legendidega, kui ta alustas sõitmist. Ja ta on ikka veel siin ja sõidab tegelikult tippaegu, mis on nii-öelda, tegelikult on see nagu hea vaadata. Väga hea, pole midagi öelda. Aga sellegi poolest nüüd võttes tema kaasmaalasi Esa-Pekka Lappit ja Teemu Sunninen, siis seekord ei ole midagi öelda, aga ei tule jälle välja. Eriti kui ma täna vaatasin just Lappi sõitu ja võrdlesin Ogieri sõiduga, siis see Ogieri ja Lappi auto, Citroen, nagu ülikihvt auto, mulle väga meeldib see välimuselt ja ta on nii-öelda nagu natuke, ta ei ole nii robustne kui teised, ta on nagu kena ja nii. Siuksed ümaramad vormid. Ümaramad vormid, rohkem mida armastada. Aga lihtsalt see auto on nii närviline. Ma üldse, kui ma vaatan seda autot, ma üldse ei tahaks sellega sõita. See ei tundu üldse mugav auto, mille roolis nagu olla, sest ta teeb nii imelikke liigutusi. Võib-olla see on mina, kes seda näen. Aga see ei ole auto, millega ma praegu tahaksin MM-sarjas võidelda tiitli peale. Ja see, mida teeb Sebastian Ogier, et on suutnud ennast ikkagi hoida jälle poodiumi kohal, on uskumatu. Sellel mehel on kõva talent, aga arvestades mitu tiitlit tal juba nagu vöö peal on, siis tal peab see ka olema. Aga Esa-Pekka Lappi näitab, kui keeruline võib olla ühe autoga sõita ja tegelikult Esa-Pekka oli ju mees, kes võitis MM-ralli enne Otti. Jah. Paar aastat tagasi. Soomes oma mingi 3.-4. WRC rallil üldse, eks ju. Jah. Et see oli, aga sellest ajast peale nii kõrgele ta enam jõudnud tegelikult ei olegi, et tema see vormikõver nii-öelda, kui mitut aastat juba vaadata, siis vaikselt hakkab sinna allapoole kiskuma, aga võib-olla on seal mingisugune Citroeni esimene aasta ja kõik need muud vabandused ja mitte vabandused, aga põhjendused võib-olla, mis seal taga võivad olla. Täna ütles mees selgelt ju, et enesekindlust ei ole lihtsalt, mis sa teed. Ja rohkem kilomeetrid. Ja võib-olla me ei saa ka nii-öelda täitsa seda tema kaela ajada, sellepärast, et kui me võtame Ogieri ajaloos, lähme mööda tema ajaloo telge tagasi, siis Ogier tegelikult alustas Citroenis, et tal on selle meeskonna auto iseloomu käitumistega mingi baas olemas, mille pealt on edasi läinud. Lappi on mees, kes on pidanud täiesti uuesti õppima. Lappil on see siis tegelikult 4-veoline auto, millega ta sõidab. Ta alustas siis ju Fordiga Super 2000-ga,
siis ta läks Škodasse tehase meeskonda, sealt Toyotasse ja nüüd ta on siis Citroenis. Et noh, võib-olla see on tõesti keeruline. Ei tea. Ma loodan, et see mees võtab endal jalad kõhu alt välja ja see varsti hakkab jälle näitama õiget kiirust, et hetkel on oodata Citroeni arenguid siis enne Soome rallit, et neil on 2 rallit veel kannatada nende vanade juppidega, et siis peaksid tulema jokkerid kasutusse ja aerodünaamika ja diffrid ja midagi seal uueneb, et kindlasti mehed selle kallal nagu tööd kõvasti teevad ja ma loodan, et see läheb õiges suunas. Just, igatahes avapäeva, ütleme siis mööndusega lõpetuseks, kuna see üks katse on veel sõita, aga põhimõtteliselt praegu on olukord selline, et Suninen, Mikkelsen ja Lappi seal kolmekesi päris väikese vahe sees on, aga Liirist Tänakust juba üle 2 minuti tagapool, aga läheme siin sujuvalt või mitte nii sujuvalt üle tänase päeva põhi sellise vastuolulise koha juurde või nii-öelda selle väikse skandaali juurde. Teise katse alguses toimus siis selline olukord, et Thierry Neuville, kes esimesena rajale pidi minema, läks ka õigel ajal see, mis stardiaeg pidi olema, aga jõudis ta vist alla 2 minuti seal sõita. Esimesest vahepunktist jõudis läbi tulla, kui punast lippu talle siis näidati ja ülejäänud katse siis sõitis tema sellise pühapäevasõitja tempoga läbi, on ju. Nii-öelda tänava moodis siis. Road mode. Jah, aga teised, kõik ülejäänud natuke pidid ootama seal umbes 15 minutit ja said siis kõik võistluskiirusel selle katse läbi sõita, nii et Neuvillile siis määrati pärast korraldajate poolt katse 3. aeg. Ott Tänakule kaotas 6,6 sekundit. Selle täpse aja juurde veel tuleme tagasi, aga kõigepealt see otsus asi niimoodi lahendada oli ikkagi päris ootamatu. Võib-olla põhjenduseks ka toome selle välja, miks see niimoodi üldse juhtus, oli väidetavalt see, et keegi nendest marshallidest, see eestikeelne väljend, see on mingi raja julgestustöötaja või midagi sellist, nii et nemad ei olnud saanud siis seda rohelist tuld tegelikult mingisuguselt ohutusautolt, mis sõitis raja peal veel parasjagu, mis ei olnud katse lõpuni veel jõudnud. Ei olnud sealt nagu seda kinnitust saanud, et võib katsega alustada ja nemad siis lasid enneaegselt Neuville'i selles suhtes rajale. Ja seetõttu siis punane lipp ka tõusis, et kardeti, et Neuville võib sellele ohutusautole üldse järele jõuda ja ei teatud ju, kas seal kõik on üldse korras, nii et tõesti kehv olukord nii ehk naa, aga otsustati siis tõesti selline huvitav lahendus, et ainult Neuville sai siis selle kohtunike poolt määratud aja, teised kõik said rahulikult selle katse, või mitte nii rahulikult, aga said selle katse siis võistluskiirusel läbi sõita. Kas see otsus on selles suhtes kummaline? Kas oleks selle katse pidanud täiesti tühistama, kui juba üks auto, seal ei olnud ju mingisugust kuskilt midagi kinni võtta, et kui seal ühe spliti ei läbinud, siis sul ei ole, sa ei saa mingisugust võrdlust selle pealt teha ja see kohtuniku aeg, mis sealt määrati Neuvillile, oli lõpuks ikka täiesti õunte pealt ju. Ta täitsa õunte pealt ei olnud, et kuna kõikidel autodel on GPS-id peal, siis see enam-vähem selle esimese sektsiooni aja, mis ta sõitis välja, eks see selle põhjal nagu arvestati ja selle põhjal ta oli aeglasem kui teised. Teispidi see, et miks sa, ühes sinu enda küsimusest jooksis ka läbi see, et kui ühe auto pärast oleks pidanud terve katse ära jätma, siis see ei kõla ka nagu väga loogiliselt, et kõik inimesed peavad kannatama mingi väikse vea tõttu, mis on lihtsasti parandatav, et lihtsam on parandada selle ühe inimese aega. Tegelikult see ralli juba kaotas enne ralli algust ühe katse, et siin oleks siis, kui see katse oleks ka ära jätud, siis oleks juba 270 kilomeetrit olnud. Ja kõik force major, me ei tea veel, mis on meil ees ootamas. Võib-olla tuleb mingi megastorm, kui on siis alla 50%, siis on ka pooled punktid. Minu meelest. Mingi selline reegel igatahes on küll, jah. Aga selles suhtes parandan siin, et selle splitis Neuville oli tegelikult teise ajaga, edastas isegi Tänakut ja ainult Ožeele jäi siis 1,1 sekundiga alla, aga ma sain aru selle kohtunike otsust lugedes, et seda splitti tegelikult üldse ei arvestatud, arvestati siis seda esimest katset ja arvestati kohe pärast seda olnud katset nende aegade määramisel või selle aja määramisel, mis lõpuks oli siis 3. aeg, Tänakule 6,6 sekundit kaotust. Neuville ise ei olnud sellega rahul, tema tahtis paremat aega. Tal oli hea split. Tal oli hea split kindlasti ja eelmised katsed olid ta ju selgelt, ta oli Tänaku tempos olnud, ta ütles ise ka, et esimesel katsel
kaotasin Tänakul 0,7 sekundit, järgmisel katsel võitsin teda 0,7 sekundiga. Samas Tänak ütles ju, ta ei öelnud otseselt vastu sellele, aga ta mainis ka mingi seal 3. katse lõpuintervjuus, et Neville sai ju sõita rehvidega, mida ta oli eelmise katse võrra saanud säästa, et mingisugune vahe võib sealt tulla ja igatahes selline kompott oli sealt kokku, et seal ühte sellist kindlat varianti oli ikka väga raske leiutada. No selles mõttes on ka õigus Otil, et Neville ei pidanud 27 kilomeetrit oma rehve vaevama, mille tõttu need olid kindlasti paremas konditsioonis kui teistel ja viimase katsedega ju nii-öelda esimese ringi viimase katsedega võitis. Teistpidi see aeg, me kunagi ei saa öelda, kas see on õige või vale, seda on olnud varasematel etappidel ja hilisem seda tuleb veel kindlasti tulevikus ette. Mis mind kõik selle juures tegelikult närvi ajab, on üks lihtne asi. Miks me sõidame paberitega võidusõidu? Kõik aeg on vaja midagi lahendada just apellatsioonide ja mingite jamade teel. Tegelikult on ju mehed metsa vahel autod ees, kõik võitlevad ühe ühise eesmärgi nimel, nagu mina ei tea, lõpuks siis kas või tühistage siis nende meeste vahel see katse ära, mis seal nagu esimene on või pange neile siis võrdne aeg pärast siis ralli lõpus. Ma ei oska nagu öelda. Aga mulle ei meeldi see paberitega sõitmine enam, et kunagi oli see, et mina olen saanud nii palju sellega karistada, et mul isegi kunagi läks mootor jooksis kotti, sest mul jäi mingi Aavo noomus jäi minu ette. Ma jõudsin talle järgi, ma olin tolmus, tolm jooksis kõigag mootoris nii-öelda sisse, oli siuke peene liivatolm ka veel. Lõhkus mul kõik nagu sisu ära, õlid väljas, mahlad väljas, tehtud. Jõud kadus ära, mis teed? Ja kui ma aega hakkasin tagasi küsima, nagu kas ma võtan selle etapi või ma võtan mingi teise etapi, kui ma sellest samast etapist räägin, siis ma küsisin aega tagasi, mulle öeldi, et elu, sorry, anna minna. Ja mina läksin edasi kihutama, et nagu võita nii palju positsioone tagasi kui võimalik. Ja ma tegin järgmise vea. Tegelikult see ei olnud ka minu viga. Mul lihtsalt ref jooksis maha ja siis ma tegin spinni ja see lihtsalt läks rappa. Aga nagu sellel ajal, kui mina sõitsin, siis samal katsel anti Tanis Ordole 7 sekundit nagu tagasi, sest Neville oli katsel ees, vist nagu poolikult, et ta pidi hoogu maha võtma ja mina ei saanud oma 2 minutit. Nii et nagu paberitega sõidetakse nendes suurtes meeskondades, aga kui sa oled mitte keegi, siis kedagi ei huvita. Ja tegelikult rikub ära hooaja. Jah, eks ta nii ole. Ma ütlen, et ega mingit lõpuni õiglast varianti tegelikult ei saagi olla, et kui mina arvan, et Neville'i rasvased näpud on siin mängus jälle. Aga ise ei olnud selle 6,6 sekundiga veel rahul, aga kusjuures seal otsuses oli veel ju kirjas, et võib-olla vaadatakse ka selle sama El Puma katse teist läbimist ja selle aegade põhjal tehakse mingid korrektuurid. Praegu tundub, et neid korrektuure tehtud ei ole, aga põhimõtteliselt kui seal midagi oleks tehtud, siis Neville oleks sellest nii-öelda kahju saanud, sest tema ju kaotas sellel katsel tegelikult päris palju lõpuks, kas oli 17,6 sekundist Tänakule. Esimesel korral siis 6,6. Et jah, et võib-olla hoopis tuli Neville'ile kasuks see 6,6, aga seda me ei saagi teada, et eeldame, minul tundus see 6,6 siuke põhimõtteliselt õiglane, et selline ei teinud nagu liiga palju liiga kellelegi, et selline mõnes mõttes, ei saa öelda kuldne kesktee, aga lihtsalt ütleme see kesktee. Jah, ma arvan, et see 6,6 sekundit kaotust oli õiglane. Küll aga käis ka läbi ju kõlakaid, et Neville startis või Ogier siis ütles, et 15 sekundit ennem Neville'i starti oli Neville'il öeldud, et ära mine, aga tegelikult reegel ütleb seda, et kui 20 sekundit ennem või kui ajakaart sulle autosse sisse tagasi antakse, siis sa võid minna. Et ta võib-olla nii-öelda saigi selle informatsiooni kätte, ta teadis, et see katse kohe peatatakse. Ta võttis alguses, hakkas sõitma ja ta teadis, et ta panebki esimese spliti nii kõvasti, kui veel vähegi tuleb. Spliti järgi pannakse ajad ja täpselt nii ta siis on. Sellepärast ta nii-öelda jälle sõna võtabki, et tema tegi juriidiliselt või sellises vormis tema tegi kõik õigesti. Sest tema kasutas seda nii-öelda loophole'i, see, mis seal oli, mille peale tegelikult oleks pidanud kohtunik astuma autole ette, mis on ka siis korraldata ära tegemata töö. Me võimegi sellest arutama jääda, aga see on esimest korda Tšiilis. Pigem on nagu hea meel, et see seal on. Uus äge etapp, mida vaadata,
kahju, et see nii hilja meie jaoks on, minu ja Rauli jaoks võib-olla veel rohkem kui teiste jaoks, kes on veel suurim fänn, siis tema peab veel tunnikese kannatama, et näha ka linnakatse ära, aga sellegi poolest nagu esimene kord, seal on kindlasti pidid mingid vead esile tulema, et see, et üks auto sõidab punase lipuga, seda ma ei oleks küll oodanud. No, üks kiire mõte, mis mul veel tekkis, see katse niikuinii hilines nii palju, mingi 15 minutit umbes. Kas see ei oleks olnud variant, et öeldakse Neville'ile, et pööra ots ümber, tule tagasi ja alusta uuesti? See oleks keerulisemaks läinud. Seal on ajakaardid ja sa pead järgmisse punkti jõudma ja nii-öelda see on seda nii lihtne ei ole teha. Seda võiks teha, aga seda, selle peale ei ole tegelikult kunagi väga nagu tuldud, sest paberitega me oleme hiljuti hakanud võidu sõitma. No vot, sellised lood siis täna. Võtame ette meie hea toetaja Betsafe'i, võtame need Betsafe'i koefitsiendid ja vaatame üle, keda siis ralli võitjateks praegu kõige tõenäolisemaks hinnatakse. Aga kõigepealt tuletame meelde Betsafe'i uue kliendi pakkumist, kui teed Betsafe'is endale konto ja panustad seejärel vähemalt 10 euro eest, vähemalt siis koefiga 1,5, siis annab Betsafe omalt poolt sellele 25 eurose tasuta panuse lisaks ja seda pakkumist saab siis kasutada kuni 4 kuud järjest. Ja vaatame siis üle, mida need Betsafe'i koefitsiendid siin pakuvad. Ei ole ilmselt eriline üllatus, et WRC Tšiili ralli võitjaks kõige tõenäolisemaks hinnatakse praegu Ott Tänakut, võidu koefitsient siis 1,35 ja arvestades seda, millist kiirust siis Tänak näitas, siis ega puhta sõiduga ilmselt keegi talle enam vastu ei saa, nii et kui tal midagi ei juhtu, siis peaks olema Tänak ikkagi selle ralli võitja. Või kõik on võimalik, aga siin ei ole mitte mingit võid. Hetkel Oti peale, võidu peale enam ei ole mõtet panustada. See, kes enne rallit seda tegi, temal oli vähe paremad šansid. Hetkel need šansid on üsna nigelad, siis tahaks juba tema peale panustada, tema vastu panustada. Ja tegelikult, kes on ennast näidanud ju väga heas küljest, on Jari-Matti Latvala, kelle koef on ju 2,75. Et siin tagumistele meestele võib-olla on natukene keerulisem nende peale loota, kes on juba minutitega kaotanud, aga see 2,75 on siis top 2 jõudmine. Top 2 jõudmine, jah. Isegi, vabandust, ja Jari-Matti on väga heas positsioonis seda saavutama. Ja lõpuks tegelikult siin meestevahelised võitlused on ikkagi need, mille peale mina läheksin, et mees mehe vastu, et seda on nii-öelda, oleks minu jaoks kõige mugavam vaadata või kõige mugavam nagu teha, et tegelikult kellel on rohkem kogemus ja ajalugu hakkad vaatama, et kes on stabiilsem olnud, et tema peale ju läheks. Et kui Sordo võitluses me vahepeal teame, et see, et Sordo alati jääb võitluses alla viimasel päeval millegi pärast. Et kui sa neid mõtlema hakkad, siis tegelikult on võimalik teha päris hea otsus. Jah, et siin Ott Tänak versus ükskõik kes muu, ehk siis see, et Ott Tänak ei võida Tšiili rallit, koefitsient on 2,95, ehk siis panustada selle peale, et Otil midagi juhtub sisuliselt. Et Toyotal midagi juhtub. Jah, Toyotal midagi juhtub. Otil. No Oti Toyotal ütleb. Ma ei teagi, kumb on õige öelda. Oti Toyotal ilmselt oleks kõige õigem. Yeah. Ja siin on veel huvitavaid võitluspaare. Chris Meek versus Sebastian Loeb, täpselt võrdne 1,86. Loeb näitas väga, et kiirust Meek on samal ajal siis üldarvestuses temast 4,2 sekundiga ees. Mina julgeks siin Loebi peale panna, arvestades seda, kui hea hooga ta sealt tuleb praegu. Jaa. Homme on päev, homme on pikk päev, homme on raske päev, aga Loebil on ikkagi nii-öelda mitmekordse maailmameistri kogemus versus Miigil mõned etapivõidud. Just, ja Sebastian Ogier versus Thierry Neuville, Ogier 1,71 ja Neuville 2,04, nii et seal on Ogier natukene eelisseisus ja ei saa salata, et tal 8,7 sekundit on praegu edumalt ka pärast seda 5. katset, aga Betsafe'i asjad on üle vaadatud, võtame veel siia mõne kuulaja küsimuse ka lõppu, saadan juba päris pikaks veenid, nii et väga palju neid võtta ei jõua, mõni jääb järgmisteks saadeteks ka. Siim on meie käest küsinud päris mitu head küsimust ja võtame võib-olla esiteks siis sellise päringu, et miks ei ole WRCs lubatud kasutada igal sõitjal oma soovide järgi koostatud autodisaine,
et fännidel ja televaatajatel oleks parem sõitjaid eristada. Olid ju vahepeal ajad, kus sama disainiga 4 autot sõitis korraga sama rallile ühes tiimis. Üks aasta M-spordis oli juba nauditav, siis kui mäletame, kui Ott Tänak ja Sebastian Ogier seal kihutasid, kus Ogier oli ju selgelt Red Bulli värvides see auto ja Tänaku oma oli väga lihtne eristada sealt ja JVRC-s, nagu Siim aru saavad ka sõitjad oma auto toone ise sättida ja WRC2 ja Karl Kruda autodisainidest ta ei hakka üldse rääkimagi, sest need on käed maas, hands down, kõige ilusamad asjad rallis, mida ta üldse näinud on. Et mis siis selle peale öelda? Miks on nii autod nii sarnased? Esmalt ma ikka tahaksin Siimu tänada ka. Aitäh, Siim! Ma ikka natukene proovisin seda asja juurutada ka, et et sa oleksid ära eristatav seal metsa vahel kiirroo pealt. Ja tegelikult mina arvan täpselt samamoodi, et need autod võiksid need autode disainid sõitjatel võiksid olla erinevad, aga vähe sellest, need võiksid olla erinevad ka kõikidel etappidel. Et kui sa nagu seda pilti looksid või et sa ei oleks üks ja sama, eks see teistpidi on reklaami mõistes on see, et kui sul on üks ja see sama pilt, mis inimestel jookseb, siis see üks ja see sama pilt jääb inimestele meelde. Sellegi poolest seda võiks ju elavamaks natukene teha. Miks nad seda ei tee, eks ta on jällegi omapoolne kulu, kust on võimalik midagigi natukene kokku hoida. Et see on võib-olla see mure, aga miks nad ei ole natukene värvikamad, ei oska nagu öelda. Jah, et kas vormelisõitjad vist on need, kes vahel neid kiivridisaine etapilt etapile natuke timmivad või vahetavad, et võib-olla rallis autodel oleks ka midagi väikest. Muidugi praegu on ka ju mingisugust kleepsud, mis on iga ralli spetsiifilised, aga need on sellised korraldajate asjad rohkem vist. Üks aasta tegelikult oli Citroen tegi väga vahvalt, et iga etapp, mida nad sõitsid, oli katuse peale lipp, riigilipp, kus nad sõitsid, et siis oli iga riik oli nagu eri värvi katus, mis kui ülevalt kopter filmis, siis sa said nagu hea pildi ette. See oli nagu hea teema. Nüüd viimastel aastatel on lihtsalt see, mille järgi ära tunda on roof scoop eesti keeles, siis õhu sisse tuleb sissevõtu ava või mingisugune õhu sisse tule ava sõitjatele siis, kus siis need roof scoopid on värvitud lipu värvidesse, kust on siis sõitjad pärit. Et selle järgi saab ära tunda ja tegelikult on ka autodel peeglid erinevat värvi osadel. Nüüd, kuna kõik on jälle karbonist ja eriti nagu slick, siis on võib-olla seda, enam seda nii palju ei ole ja seda nii palju ei tehta. Sellegi poolest, Siim, ma olen suuga täiesti nõus, nad võiksid teha natukene seda asja paremini äratuntavaks, et me kõik fänname ikkagi kedagi rohkem kui kedagi teist, siis sellele inimesele kaasa elades täpselt niimoodi, et kui sa ise raja ääres vaatad või telekast vaatad või videodest vaatad, et sa tunneksid selle momentuaalselt ära. Just ja Siimul on veel küsimusi, aga neid jõuab siin järgmistel päevadel ka natuke arutada, kuna meil saade on juba siin üle poole tunni läinud. Aga Karl, sinul oli ka üks küsimus hoopis kuulajatele ja hoopis teistpidi läheb see liiklus. Jaa, minul on küll üks küsimus kuulajatele. Täna ma vaatasin siis seda laivi ja ma jäin mõttesse, mul on oma teooria, aga kuna ma olen Sebastian Loebi fänn, ma jään alati fänniks. Ma olen Oti suurem fänn ja Matu veel suurem fänn. Küll aga Sebastian Loebi juurde tagasi tulles, Sebastian Loebi auto kannab numbrit 19. Kellel või mis võiks see tähendada? Kellel on aimu, mis see number 19 võiks tähendada selle auto külje peal? Ja kõige parem pakkumine, mis sarnaneb minu omale, ma siis ütlen ka järgmine saade, sest teooriad on erinevaid. Mul on päris hea teooria, Raul. See oli päris hea teooria. Mul oli ka üks teooria, aga see, mis Karlil oli veel parem. Aitäh. Aga mul on päris hea teooria see, kes selle teooriale lähedale saab, et me siis loosime selle võitja või võitjate. Mitte ei loosi, vaid valime. Või kui on mitu õiget vastust, siis loosime. Kui on mitu õiget vastust, siis me loosime välja võitjate seast. Kui tuleb üks vastus, siis see inimene saab tulla meiega saadet tegema. Järgmine kord Portugali rallil siis lepime kokku mingi aja ja saab tulla siis kolmandaks saate külaliseks meile rääkima siis fänni poole pealt ka ja lisaks siis meie saadet elavdama. Nii et mõelge, kirjutage 6 käik@delfi.ee oma vastus või siis kommentaariumitesse ja siis kes tahab olla see õnnelik. Jah. 6 käik@delfi. Ma ei tea, kas tuleb, kui sa kirjutad 6 käik@delfi. Täpid ei loe, jah. No võt, siis see on nagu isegi need punktid nimede vahel, see tegelikult ei loe. No siis jah, ükskõik 6 käik@delfi.ee või 6 käik, meil vahet pole.
loodetavasti jõuab kõik kohale, nii et jah, kui teil meile küsimusi on või Karli küsimusele vastus, siis saatke julgelt ja kohtume siis võib-olla juba Portugali ralli ajal. Aga kiire teadaanne veel lõpetuseks. Homme ja võib-olla ka ülehomme on hoopis siin selline olukord, et Karl Kruda on ikka ühe mikrofoni taga, aga minu asemel on siin hoopis Tarmo Paju. Et minul selline kiire välisvisiit tuleb ilmselt teha, nii et paraku ei jõua vähemalt homme, võib-olla ka pühapäeval ei jõua mina siia mikrofoni taha, aga kindlasti saangi siis võib-olla teada, kuidas seda saadet hoopis kuulata on, et teisest perspektiivist seda tunda, nii et on homme siis siin Tarmo Paju minu asemel, aga saade on ikka tuntud seaduses kindlasti. Täpselt nii. Pean oma poolt ütlema, et Raul, jääme sind homme igatsema. Loodan, et sa ülehomme tagasi jõuad. Kui ei jõua, siis sul on täpselt au seda kõrvalt kuulata, kohe siis ka nii-öelda nüansse, et äkki paremaks teha ja küll ma selle saate Pajuga ära vean. Just nii et kohtumiseni. 6. käik podcasti tõi teieni Ott Tänaku ametlik sponsor Betsafe.